No tere jälle, Punkar DT siinpool. Mõtlesin, et täna räägin ühest seriaalist, mis TV3-s paar nädalat tagasi veel jooksis. Varem oli ka Go3-s, aga kuna minul seda Go3 paketti ei ole, siis ootasin, et tuleks TV3 ja kui tuli, siis sai lõpuks vaadata. Tegemist oli siis seriaaliga nimega Buss. Eesti seriaal, mis oli siuke jabur krimikomöödia, võiks öelda. Kui ma nägin, et on selline seriaal tulemas ja ma lugesin sissejuhatavat osa, sissejuhatust, mis seriaali kohta kirjutati, siis mul tekkis kohe mõte, et tahaks seda näha. Eriti muidugi ka näitlejate poole pealt. Seal mängisid paljud toredad näitlejad, keda ma tean. Jaune Kimmel, keda ma nägin ühes etenduses kunagi, kui Saaremaal käisin ühes etenduses, mul ei tule kohe nimi meelde, pärast kirjutan üles. Siis Märten Männiste, kes on nii tuntud laulja kui ka vahel ka teeb mõndasi näitetükke. Näiteks selles Kihnu Jenka etenduses, mis oli Kihnu Virve mälestuseks tehtud, seal ta mängis ja laulis. Siis Nils-Mattias Steinberg, kes oli Armastuse seriaalist, sai tuntuks. Ja nii edasi, neid võiks veel öelda, Karin Rask ja kõik, ja loomulikult muidugi Katrin Karisma, keda ilmselt mäletate minu esimesest videost, kui ma Lembit Ulfsakist rääkisin. Ja neid näitlejaid oli seal veel üpris palju, et võib-olla siin video jooksul me räägib mõne kohta veel, et praegu siin esmapilgul mainisin lihtsalt mõned ära. Et jah, selline lahe krimikomöödia oli, et kuidas toimub mingi mõrvajuhtum ja siis hakkavad hoopis uurima need, kes ei ole oma ametilt uurijad ega midagi, vaid kes on lihtsalt seotud, nagu seal hakkavad tegema, Jaune Kimmel ja Katrin Karisma hakkavad tegema. See videoga on samamoodi, nagu oli ka selle Kes tappis Otto Mülleri videoga, et ega ma päris kõike ei saa rääkida, et muidu need, kes ei ole näinud, ei ole huvitav vaadata, et ma mõndasid asju lihtsalt räägin, et selline jabur krimikomöödia. Pisut võiks öelda, on ka natukene nagu kuna maakohas toimub, et võib-olla mõni vaatab, et see on siuke maainimeste mõnitamine pisut ja et kuidas seal maal inimesed on, nagu ikka mõnel seriaalis tehakse, aga minu arvates on seda väga vähe seal. Et ja selle seriaali puhul on muidugi see, mida ma arvasin ka enne, kui ma seda vaatama üldse hakkasin, et võib-olla ongi niimoodi, et esimene osa võib-olla on siuke pisut nii nagu labane või kuidagi nii imelik, et siis inimesed ei tahagi rohkem vaadata, aga mina vaatasin edasi ja kui esimene osa oli ära olnud, siis järgmised osad läksid juba niimoodi huvitavamaks ja lahedamaks. Ja kokkuvõttes võiks öelda niimoodi, et ega ma seda mõne päti ma aimasin ära, kes seal võib olla, aga osade puhul, aga päris lõpp tuli isegi mulle üllatusena, et ma ei osanud seda ette arvata, mis seal kõik on. Et jah, mulle meeldis see, et seal vahepeal olid ka Jaune Kimmel, nagu Jaune Kimmeli tegelaskuju oli peategelane, see Leena, ning seal igas episoodis tuli peaaegu üks hetk, kus lasti Leena häält nagu taustana, et ta nagu selgitas pisut ja rääkis nagu erinevaid asju, nagu vaatajale selgitas. Siis Karin Rask mängis seal uurijat ja politseinikut on ta varem ka mänginud ja seekord oli ta üpris siukseks imelikuks tehtud, üpris saamatuks tehtud, aga ikkagi kokkuvõttes lõpuks sai kõik korda, aga see tema pisut teda sellise saamatu politseiniku rollis ei ole ma väga varem näinud, nii et selle tõttu oli seda lahe vaadata. Et mulle meeldis, kuidas ta seda mängis, kui ta muidu on selliseid tõsisemaid rolle nagu teinud. Siis seal mängis ka Maribel Vääna, noor laulja, kes oli üpris siukseks imelikuks tehtud, siukseks üpris tibiks tehtud.
ma vabandan, kui see pisut halvasti öeldud on, aga noh, selline ta tegelaskuju oli. Mulle Maribel Väänõ väga meeldib ja ta mängis seda väga hästi, et võrreldes sellega, et kui ta nooremana mängis seriaalis Takso, kus ta mängis teises hooajas taksojuhi tütart, et kui ta seal oli noorem ja nüüd mõned aastad hiljem tegi jälle telerolli, siis oli nagu tore, et see ei olnud täpselt samasugune tegelaskuju, vaid oli hoopis teistsugune. Et selline omamoodi divi ja siuke muudkui lobises ega saanud eriti asjade tõsidusest aru, arvas, et kõik on nagu lubatud ja niimoodi ja siuke pisut siuke omamoodi oli. Et ta mängis seda väga hästi. Ja siis Katrin Karismaa mängis seal üht küla naist, kes peategelase eest oli hoolitsenud juba nooremana, kes väga hästi mängis. No Katrin Karismaa on juba teada-tuntud legendaarne näitleja, et kunagi oli kahju, et enam ei laula väga, et muidu oleks hea meelega kuulama, aga et tore, et ta ikka veel näitlemisega edasi tegeleb, et ta on ikka siiamaani nii särav. Kuigi ta on juba üle 70, et tal oli ju juubel paar aastat tagasi, juubelikontsert, kus ma käisin. Katrin Karismaa on mulle alati meeldinud ja selle tõttu on väga tore teda ikka veel näha, et ta on nii energiline ja särav. Et ja selles seriaalis ka, kui ta seal mängis, oli siuke karm ja sõnakas ja muidugi eriti meeldis seal see, et kui nüüd mingi kus ta ütles ühes episoodis lause, et kuule, enne olen mina Pipi Pikksukk, kui see mees on Tambet. Et aga see lause on selle poole pealt ja, et Katrin Karismaa päriselus on ju mänginud Pipi Pikksuka, tema kohta on öeldudki, et ta on nagu Eesti Pipi. Et selle tõttu oli see lause nii hea, et näitleja tegelaskuju mingi, keda mängis Katrin Karismaa, ütles sellise lause. Märten Männiste koha pealt võib öelda seda, et ma vahepeal hakkasin teda kahtlustama mõnes asjas, aga noh, ma ei ütle, kas ma kahtlustasin õigesti või mitte. Need, kes on seriaali vaadanud, teavad, kuidas see lõppes, et kes seal süüdi oli ja niimoodi. Ja ainuke asi, mille puhul ma olin pisut pettunud, oli see, et esimeses osas näitas politseinikku ka Keti Uibomäge, noh, tavalist politseinikku, mitte uurijat. Uurija oli Karin Rask ja Keti Uibomägi oli tavaline politseinik, konstaabel. Et kuidas ta sõitis sinna elektritõuke rattaga, sõitis kohale ja aga ma olin pisut pettunud selles, et ma lootsin, et teda näeb nagu igas osas episoodis, aga teda näitas ainult esimeses, et ma oleks nagu tahtnud teda veel näha, et võib-olla see lõppes ka niimoodi, kuna see seriaal lõppes ka niimoodi nagu segaselt või niimoodi, et nagu oleks midagi jälle juhtunud, et siis võib-olla tuleb sellele järgmine hooaeg. Et kui tuleb, siis ma tahaks loota, et seal on Keti Uibomägi ka selle tegelaskujuna tagasi. Et jah, tema tegelaskuju oleks tahtnud rohkem näha, et kahju, et ainult ühes episoodis oli. Võib-olla kui oleks politseinikuna, siis oleks võib-olla võinud lihtsalt teda nagu näha tavaelus, et oleks võinud niimoodi tema tegelaskuju ka sinna ikka sisse võinud jääda, et ainult esimeses episoodis oli. Lahe see ka, et see nagu pealkiri on täiesti õige, et ongi seriaali nimi Buss, et selle bussiga seal sõidetakse peaaegu igas episoodis, ikka saab selle bussiga sõita, vahet pole siis kuhu. Tore, et see tegevus toimus sellisel suvisel ajal, et siuksed ilusad vaated olid seal ja kõik oli nagu ilus suvine aeg nagu selles seriaalis. Ma ei ole midagi ette valmistanud, ma lihtsalt räägin niimoodi, nagu mul tuleb, et selle tõttu võib-olla ongi niimoodi, et jääb midagi rääkimata, midagi mitte ja samas kõike ei saa ju ka rääkida, muidu pole huvitav vaadata. Minu arvates igas seriaalis on lahe see, või teeb heaks seriaali see, kui on tegelaskujud, kes ei ole mingid detektiivid, vaid lihtsalt oma mingite vahenditega hakkavad asju uurima ja siis on hoopis targemad kui politseiuurijad, selle tõttu ongi need seriaalid nii lahedad, selle tõttu ka see seriaal mulle meeldis. Ja Une Kimmel
meeldis ka väga ikka sellega, et kuidas tema tegelaskuju nii erinevatesse situatsioonidesse sattus ja kuidas ta seda nii hästi mängis niimoodi, et kord on hästi sõbralik, tore, siis on jälle närvis ja hästi vihane ja peas käivad kõik mõtted läbi ja siis tore ka see, et Mart Müürissepp mängis seal üht kirikuõpetajat. Ma olen teda varem ka ühe korra kirikuõpetajat mängimas näinud, kui ta tegi Suures komöödiaõhtus, tehti pulmas sketši ja siis ta oli seal kirikuõpetaja. Aga et talle nagu see roll nagu sobis talle, et ma tahaks loota, et võib-olla näeb teda kunagi veel kirikuõpetajana mängimas. Et ta kuidagi mängis seda hästi, et siuke nagu malv ja siuke rahulik ja et see roll nagu sobis talle, et kui ta muidu paistab siuke üpris energiline inimene olevat. Et mulle on jäänud mulje, et tal on enamus rolli, tal on ikka siukest energiat täis ja niimoodi. Et sellist nagu rahulikku, vaiksemat inimest ja oli ka lahe näha. Muidugi jah, siis kui rääkida veel näitlejatest, siis peategelane üks, kes seal veel Jaune Kimmelile oli näitlejaks ju Lauri Neebel, kes mängis Jaune Kimmeli vanaisa seal. No Lauri Neebel on ka väga legendaarne, on igasuguseid erinevaid rolle mänginud ja seal oli ta samuti väga lahe ikka, siiamaani väga nagu staažikas on ta. Ma ei tea küll täpselt kui vana ta on, aga siiamaani paneb hästi ja mängib hästi. Tema on veel väga tuntud nii filmis Siin me oleme kui ka muudest rollidest. Kahju, et selles rollis teda väga laulmas ei kuulnud iseasi, kas ta võib-olla enam ei laula, et muidu ta ju on laulnud. Tema ja Kadri Jäätma on laulnud kuulsaks selle laulu Majakene mere ääres, et ka nojah, Lauri Neebel on nüüd juba vanem, et võib-olla ta enam nii palju ei laula, aga et kui ta laulaks, siis oleks võinud seda ka sinna seriaali panna. Kas või üheks episoodiks. Ja kui sealt seriaalist mõned toredad kohad välja noppida, siis oli näiteks hea see, et kui tehti Kirbuturgu bussis, siis müüja oli nõus andma ära 10 euro eest ühe märgi. Siis ütles, et ma annan selle sulle 10 eest ära ja siis külaideke, või külanaine hakkas mingi müüjale andma ühe juurvilju või puuvilju baklažaane andma, hakkas lugema 1, 2, 3 ja mille peale müüja hakkas selle teisega rääkima, kuule vaata mida ta teeb, siis mis on siis 10, kui tal ei ole 10, siis anna 5 + 5. Ei, ta tahab meile baklažaanidega maksta. See, mis asja? Ja siis tuli ütles, kuule unusta ära, selle eest sa küll ei saa. Ja siis see nagu ütles, et kurat, need uue aja seadused ajavad vanemal inimesel pea sassi, et ma ei tea, nõukogude ajal võib-olla siis oli jah niimoodi, et sai inimestelt midagi selle eest, kui andis vastu midagi, et nõukogude ajal võib-olla kui elu pisut keerulisem oli, aga tänapäeval see ikka niimoodi ei ole nagu, et sa poest niimoodi saad, ikka raha peaks maksma. Mulle meeldis ka, et see seriaal lõppes niimoodi segaselt või niimoodi saladuslikult, et mõned asjad jäid vastuseta, mis tundus, kuigi rahvas saab mõelda, et mis seal oli, et mis Jaune Kimmelil seal lõpus oleks öelnud ja nii edasi. Et ma loodan, et sellel tuleb teine hooaeg ka ja siis seda saab ka millalgi telekast vaadata. Et ma tahaks seda näha, mulle väga meeldis see seriaal. Et iga osa oli siuke omamoodi põnev ja eks ta omamoodi jabur ka oli, et võib-olla mõni ei suuda seda nii palju vaadata päris lõpuni, kuna tundub, et läheb nii jaburaks ja nõmedaks. See ka, et Taavi Libe mängis seal iseennast ja teda ka mitte ainult 1 episoodiks ei näidatud, vaid ka mitmes oli teda näha ja et jah, ma mõtlen, kas on veel midagi, mida rääkida. Ilmselt siin ongi see, et midagi tuleb ja midagi jääb rääkimata, kuna ma ei tohi kõike ka rääkida, muidu pole huvitav vaadata.
päris lõppu igal juhul mõrvariti niimoodi kõike seda ma välja ei mõelnud päris ega arvanud, et kes seal süüdi on. Ühe süüdlase ma arvasin, et kes võib seal asju korraldada ja selle panin täppi, aga ma ei ütle, kes see oli. No see oli ka, et seal pidevalt nagu oli niimoodi, et kui üks juhtlõng leiti, siis järgmisel hetkel oli jälle kadunud midagi ja niimoodi. Ja siis ongi see, et politsei vaatas, et ajab täiesti lolli juttu ja kõik mingi. Aga jah, kokkuvõttes oli väga tore Eesti seriaal ja ma loodan, et sellel tuleb uus hooaeg ka. Ja seal oli ka palju lisaks nendele näitlejatele, keda ma nimetasin, oli ka neid, keda ma varem ei teadnud, aga ning selle tõttu oligi tore, et oli niimoodi uusi kui ka vanu nägusid. Uued vanad ja näod, kelle teadsin ja keda ei teadnud ja et jah, ma loodan, et sellel seriaalil tuleb uus hooaeg ja et selle bussiga sõidetakse seal endiselt seal uuel hooajal edasi ja kes teab, äkki mõni inimene tuleb ka vanglast tagasi või näeb, kas pannakse vangi või midagi. Nojah, seda ma tahaks loota, et Keti Uibo meie tegelaskuju tuleb tagasi, see on üks põhiline asi, mida ma tahaks loota. Aga jah, ei tea, ilmselt tuli üpris lühike video, aga samas milleks peabki kogu aeg väga pikk olema. Olge terved ja näeme jälle.